olemas. Mis sul täna plaanis? Teise korruse põrand on vaja üle teha veel. Sa oled solvunud või? Kas sa arvad, et mul oli kerge? Kindlasti oli väga raske hommikul puid ja loodust vaadata. Kuule, Essi, kas sa tead seda statistika järgi on naistel raskem töötada paindliku tööaega, kuigi nad töötavad rohkem osalise tööaega kui mehed? Nii et jah, ma arvan, et temal oli väga raske minna ühele väikesele närusele telkimise õhtule looduses viimase 10 aasta jooksul ja ma saan tema murest väga hästi aru, sest isegi tema seaduslik abikaasa peab tema käitumist egoistlikuks ja tahab teda eneseleidmises karistada. Mõttekoht. Ja ma helistasin Raivole ja Veikole. Veiko tuleb sulle kell 4 järele, lähete rahvatantsu. Nad võtavad pastlad ise kaasa. Issi läheb rahvatantsu! Armu elu, elage palun kuskil mujal. Tšau, ma olen ka tagasi. Puhanud ja rõõmus. Puhanud ja rõõmus, jah. Nimelt kui tore. Keegigi on. Ma lähen, hakkan siis... Ma hakkan tööle. Hakka, jah. Kuule. Jaa? Kuu lõpus ära siis üllatu, kui sul natukene vähem palka tuleb kui teistel. Ja jõuluajal ära ka ehmata, et sul ei olegi preemiat. Teistel on, aga sul oli puhkus. Ei, nii ei tohi teha. See on ebaseaduslik. Puhkus anti, palk ja preemia säilivad. Lihtne. Kõrsikuid tahate? Ei taha. Vanaisa, kas sa kunagi olen mõelnud aega maha võtta? Kas sa mesitaru oled näinud? Seal on igal mesilasel oma ülesanne. Kui üks mesilane otsustab, et ta täna seda nestet teistele ei too, mis siis juhtub? Aga mesilased pole ju inimesed. Inimestel on valikud. Miks siis üldse inimesed olemas on, kui nad peavad ainult nestet tootma või ainult laste eest hoolitsema? Jah. Aga inimene ju